Et kui noorte kunstnike tööde puhul võib väga tihti rääkida sellest, kuidas nad enese jaoks taas tõlgendavad varasemat kunstiajalugu, siis Liis Kalda töö on selles mõttes nagu selline terve kuhil tsitaate, et poolt selline tõenäoliselt mustlasneiu, kes on väga romantiline figuur, siis kunstnik iseend maalimas või kunstnik maalimas, aga samas ka nagu sellise poisikese figuur, ka toonides kuldne toon kui selline ühelt poolt ikooni taust, teiselt poolt ka selline baroklik ja rokokoolik taotlus seal sees, siis tulevalt nurk läheb justkui mingisugusesse teise sajandisse, selline abstraktne taeva ja maastiku kokkusulamine, alumine nurk jälle selle kullaga harmoneerudes märksa nagu sellistes vaoshoiksumates ja nagu samast tugevamates toonides, mis nagu viitab hoopis nagu mingisugusele teistsugusele traditsiooniga maalikäsitlusele. Et nüüd küsimus lihtsalt ongi selles, et mis me tulemiks saime või kuidas ma seda siis nimetama peaksin. Et selles mõttes, et ka selline tsitaatide kuhjamine omab juba kunstiajaloolist positsiooni. Et homaaž postmodernismiga.